Tere jälle vaatama Nice proovisõitu. 2013. aastal tuli välja Škoda uue generatsiooni Octaviaga, mis nägi palju parem välja kui sellest veel eelmine generatsioon ehk neutraalse disaini ajast oli läbi saanud. Nüüd 2017 aasta märts ja faceliftiga nakkama saadud ja märksõnaks on uued kihvtid LED esituled ja uhked esituled, mis on niimoodi katki lõigatud. Škoda Octavia on trooninud ka kogu aeg müügiedetabelite tipus ja praegu käib kõva heitlus Škoda Octavia ja uuenenud Toyota Avensise vahel. Nüüd uuem kere ja pakkuda on bensiini- ja diiselmootoreid. Bensiinimootorid algavad 1,2 liitrisest DCI 63 kilovatti ehk 86 hobujõudu ja tema keskmine kütusekulu on vaid 4,9 liitrit 100 kilomeetri kohta. Siis on pakkuda 1 liitrist mootorit DCI, millal on pakkuda ka DSG automaatkäigukastiga, sellel on 86 kilovatti ehk 115 hobujõudu ja ka väga hästi ju, sest et tal on isegi rohkem jõudu kui oli 1,2 liitrisel bensiinimootoril. Bensiinimootorites kõige võimsam on 1,8 liitrine DCI 112 kilovatti ehk 180 hobujõudu. Jõuame diiselite pärusmaale, sealt vaatab vastu 1,6 liitrine DDI 66 kilovatti ehk 90 hobujõudu, mida pakkuda ka DSG automaatkäigukastiga. Kõige võimsam mootor on 2 liitrine DDI diisel 110 kilovatti ehk 160 hobujõudu lausa ja 4,3 liitrit 100 on vaid keskmine kütusekulu. Lisaks on tal palju juhiabisüsteeme, ta suudab ära tuvastada jalakäijad, adaptiivvedrustus ja erinevad sõidurežiimid on valikus. Comfort, sport ja normal ehk nagu tegu oleks BMW-ga lausa. Ja soojendusega rool on ka valikus ehk see sobib ju hästi meie kliimasse. Hinnad algavad 15 300 eurost ja vajadusel saab teda osta ka 27 000 euroga. Tõesti, uus Škoda Octavia on vägagi maitsekas auto ja disain näeb kihvt välja. Pakkuda on ka kombit ehk universaali ja RS-i versiooni, mis ka peatselt valikusse jõuab. Ja nüüd hakkame rääkima ka seest, mis on ka sisu on uuenenud ja nüüd on pakkuda seal Škoda Connect, mis omab siis endas erinevaid süsteeme, navigatsioonisüsteemid, Gear Connect, mis siis võimaldab autot ka eemalt juhtida, ligi pääseda siis eemalt. Ja seal on olemas kõik vajalikud asjad. Android Auto ja Apple CarPlay. Uus Škoda Octavia, väike facelift autole juurde ja kohe on muutunud auto palju paremaks. Minge ja vahetage oma praegune Škoda Octavia välja. Meie kohtume teiega juba järgmisel nädalal.